Tere teile! See on teine video, kuna ma esimese video salvestamisel unustasin lihtsalt mikrofoni külge panna. Aga ühesõnaga, let's get started again. Kui sa oled uus minu kanalil, siis minu nimi on Birgit Kood. Ma elan hetkel Taanis või vähemalt ma olen siin elanud juba 7 aastat, üle 7 aasta. Ja ma olen Rakvere Piiga tegelikult, aga jah, olen Taanis enda elu üles seadnud ning selle ümber põhimõtteliselt minu sotsiaalmeediaga elab nii-öelda. Aga kui sa jälgi mind veel, siis minu sotsiaalmeedia on Birgit Kool. Selliseid videosid ma teen üldiselt korra aastas ja ma nägin, et ma tegin sellise video juba aasta tagasi, või tähendab, ma tegin sellise video aasta tagasi ja mõtlesin, miks mitte teha uus video, kuna nii palju on juhtunud aasta jooksul, isegi kui koroona on. Vaatame, mis mu aasta on toonud mulle ellu nii-öelda. Nii, kust alustada? Aasta tagasi ma kohtusin enda kaaslast, kes on siis, ei kohtunud tähendab. Me hakkasime rohkem minglima, aga me teadsime üksteist juba 2017. aastast. Aga kes on mind eelnevalt jälginud, siis võib-olla sa mäletad, et 1,5 aastat tagasi ma olin murtud südamega eelmisest suhtest. Ehk siis minu jaoks oli see väga ootamatu, et ma kohtan inimest, kes on olnud minu kõrval aastaid tegelikult ja on olnud minu kõrval kui sõber. Ja me sobisime nii super hästi kokku, et see on lihtsalt naeruväärne. Ühesõnaga, ma olen õnnelikult suhtes olnud nüüd aasta aega enda kaaslasega ja kuna koroona aeg on, siis muidugi me oleme rohkem koos olnud ja elanud reaalselt koos, mis on ka another crazy story already. Et me esimene kui koroona juhtus, siis ma reaalselt elasin tema juures 3 esimest kuud. Ja see oli ka esimest päevast alates, kui me kokku läksime, siis ma elasin tema juures juba. Ma küsisin sotsiaalmeedias alles hiljuti, et sina kui minu jälgija, kas sa tead, kes ma tegelikult olen, mis toob mul elus raha sisse ja kellele ma töötan siin Taanis Kopenhaagenis. Enamus vastasid ei ja mõtlesin, ma räägin ka sel teemal. Et aasta tagasi ma töötasin tegelikult Taani suurimas firmas Maersk, mis on siis transportifirma. Kui te teate neid Maersk konteinerid, mis on suured konteinerid ja transpordi omad, siis ma töötasin selles firmas, aga eelmise aasta mais ma andsin lahkumusavalduse sisse seal ja jätkasin uues töökohas projektijuhina. Ja ma jätkasin tegelikult startupis, mis sobib mulle kui isikuna palju rohkem, kuna seal on rohkem tööülesandeid, rohkem responsibility ja pressure, mis just mulle sobib nagu. Ja mulle meeldib, ma saan tutvuda nii palju uute alustavate firmadega ja uute noorte hingedega, kes on nagu nii ambitsioonikad elus, et mis on nii lahe just minu jaoks. Ja ma alustasin seal tööd ja augustikuus siis alustasin täiskohaga tööd seal. Olen siis projektijuht hetkel, keskendunud IT-osakonnale, kus mul on siis oma tiim, ehk siis mina kui naissoost esindaja siis juhendan 6 noormeest, kes on siis veebiarendajad ja juhendan 2 tiimi siis kokku. 2 tiimi ja igas tiimis on 3 inimest, ehk siis 2 projektiga nii-öelda. Kui keegi mõtleb, et mis ma siis täpsemalt teen, siis ma olen projektijuht just IT-põhistele platvormidele, ehk siis kui teha täiesti mustvalgeks, siis app solutionitele, et näiteks see on äpp, millega ma alustasin aasta tagasi ja olen hetkel endiselt projektijuht selle läbil ja see tuli Taani top 20 sisse parima äppi sisse ja ma olen siis see inimene, kes teeb nagu jooniseid, kuidas see äpp peaks välja nägema, ennem kui see üldse nagu arendajate juurde läheb, siis ma teen joonise, mis siis user experience peab olema ja siis läheb see disaini osakonda, siis disaini osakonnast läheb siis developmenti. Muidugi see rohkem astmeid nii-öelda vahel, aga põhimõtteliselt see on see, mis ma teen. Et ma olen hästi mitmete tiimidega seotud disaineritega, juhatusega, veebiarendajatega niimoodi, et ma olen nagu igal pool. Inimesed ilmselt küsivad, et aga sul on ju oma firma ka. Et jah, et ma samal ajal tegutsen siis enda firmaga ka. Kusjuures mul pole ainult üks firma, mul on nüüdseks juba
2 firmat ja järgmise või järgmiste kuude jooksul on 3 firmat. Ehk siis üks firma on siis Fennikfit, mis on Eesti põhine praegult. Ja siis on mul tantsufirma Be & Dance, kuna koroona ajal ma enda kaaslasega mõtlesime, et okei, siis kui koroona läbi on, siis me hakkame tantsuõpetajateks enda tantsukoolis siin Taanis. Ehk siis me ootame lihtsalt, et riik avaneks ja me saame tantsutundide tegutsema hakata nii-öelda. Ja 3. asi on siis, et hetkel olen nii-öelda perioodis, kus ma teen firmat Taani Fennikfitile. Ehk siis enamus või pooled nii-öelda Fennikfiti tegevused liiguvad Taani, kuna ma isiklikult olen siin, Taani turg on suurem, võimalused on suuremad, et ma sooviks seda firmat kasvatada väga suureks. Ja ma näen, et ainult Eesti põhiselt olles, siis mul tuleb väga nii-öelda sein ette, et ma pean mingeid otsuseid tegema, et Eesti jääb, Eesti ladu jääb, Eesti aktiivsus jäävad, ma endiselt olen Eestisse, tegelen Eesti inimestega ja Eesti perekonnaga nii-öelda, Fennikfiti perekonnaga. Et see ei muutu, aga selle kõrval tuleb ka Taani pere nii-öelda sisse, mis on väga excited. Mõne kuu pärast on mul ilmselt 3 firmat pluss 1 täiskohaga töö. Et siia nurka tuleb ka ladu nii-öelda, et ma reaalselt hakkan enda toast kõiki pakke panema kokku ja ladu tegema ja mis iganes. Et sest tuleb väga excited periood, ütleme selle peale. Ma aina rohkem armastan Taanis elamist, see on hullupärane. Aga mul on ka korter Tallinnas. Ehk siis ma saan väga hästi liikuda Taani ja Tallinna vahel. By the way, see sotsiaalmeediakanal ehk siis YouTube'ist tulevad videosi erinevate teemade kohta, mida ma proovin vähemalt teha. Elus Taanis, ettevõtlus ning minu raskused ja teekond siin elus. Ehk siis kindlasti jälgi seda kanalit, ehk siis ma jagan siin igasuguseid lugusi. Ja kui sul on ideid, mida sa tahad, et ma teen videosi selle kohta, siis kirjuta mulle kommentaaridesse või võid kirjutada mulle ka Instagramis sotsiaalmeedias, et Birgit, et tee palun sellel teemal mingit videot. Aga that's it. Hey! I did it! Okei, davai ka. Ciao!